Tere hommikust, Kristjan! Tere! Täna räägime sinuga hoopis tervise teemadel. Naiste seisukohast on niimoodi, et kui nad omavahel nalja heidavad meeste üle, siis nad ütlevad, et kui mehel on nohu, siis ta heidab surivoodisse ja kui on päris tõsine probleem, siis ta ütleb, et ei ole midagi, lähe arsti juurde ja nii edasi. Kuidas sinuga on? Täpselt nii ongi. Aga see oli täpselt niimoodi sinnamaani, kuni ma sain oma infarkti kätte ja sain aru, et tegelikult on see asi ikkagi nagu hoopis risti vastu. Et täpselt see nii on. Kui on natukene kunagi pea valutas või paha olla, aitam, enam ei jõua. Aga nüüd tänu sellele ma õppisin ennast nii-öelda kuulama ja aru saama või tahtma aru saada, mida mu keha tahab mulle öelda. Ja panen seda rohkem tähele kui kunagi varem. Aga räägi natukene sellest, kuidas infarkt endast märku andis üldse. Kas sa üldse teadsid sellest midagi varem? No infarkti nime ma olin kunagi kuulnud ja filmides loomulikult näinud ja alati näinud ka seda, et kui inimesed saavad infarkti, siis haaravad parema käega vasakult poolt kinni, teevad teatraalse žesti ja kukuvad maha. See oli minu ettekujutus infarktist. Umbes kuu aega varem hakkas pitsitama, hakkas rinda suruma, kõik töö, mis ma tegin, väsitas mind väga kiiresti ära. Ingeldasin, olin näost lapiline ja aru ei saanud, milles probleem. Käisin arsti juures, arstid panid klemmid külge, vaatasid, kõik on nagu tavaline. Ja siis loomulikult inimene aitab ju ise ennast. Lõin lahti doktor Google'i ja sain endale kõikide sümptomite vastuseks, et mul on ärevushäire. Ja siis taipasin, loomulikult, kuidas ma ise selle peale ei tulnud, sellepärast, et käimas oli Ukraina sõda, elektrihind oli lakke minemas, tööd enam sügisel nii palju polnud ja siis mõtlesingi, vaata, kuidas ilmus ligi. Aga siis aina hullemaks ta läks ja lõpuks ma sain aru, et midagi on nagu päris valesti, kuni selle hetkeni, kuni ühel esmaspäeval ei olnud üldse enam võimalik kuidagi hakkama saada, sest tavaliselt see pitsitus ja valu tuli, aga ta läks ära. Aga siis ta enam ära ei läinud ja siis ma mõtlesin, et miskit on nagu teistmoodi, et see päris ei ole see, mida ma olen arvanud, et on. Aga tagantjärele tarkusega, kas sa oskad välja tuua ka selle, et mis selleni viis? Et kui sa nüüd endaga näägutaksid ja näppu vibutaksid, et oleks ma teadnud, oleks ma eluviisi muutnud midagi? Ma olen terve elu selle infarkti nimel kurja vaeva näinud. Tööd teinud väga kõvasti. Selles mõttes, jutumärkides loomulikult, ja võib-olla ka mitte jutumärkides. Ma ei ole liikunud, ma ei ole toitunud tervislikult, mulle üle kõige maitses alkohol, pidutsemine, loomulikult sigaretid. Üks asi, mis võib-olla sellele kaasa väga palju ei aidanud, ma olin suhtkoht muretu. Et mul nagu sellist stressi või sellist asja oli vähe. Aga mine tea tegelikult, kui nüüd mõtlema hakata, ega Teet Margnaga koos töötamine pole just kõige meie suurem meelakkumine, nii et võib-olla ka Teet on kaudselt sellest süüdi, et mul see tuli, aga igal juhul kõik need põhiasjad, mida teha ei tohiks, panin ma endale järjekorda ja kõiki tarbisin, tegin ja olin ja palun väga, siin see on ja ma sain ikkagi väga kerge hoiatuse. Et väga kerge ja selle üle on tegelikult mul isegi natukene piinlik. Paljud küsivad, et mis juttu sa ajad või miks sa nii ütled, aga on. Kui inimesed astusid poes ligi, võtsid nööbist külge, küsisid päris tõsiselt võõrad inimesed, et kuidas sul läheb, räägi, et minul sugulasel oli või mul endal oli samasugune asi. Siis tuli välja, kui palju on meie keskel inimesi, kes on sellise asja läbi elanud. Ja väga paljud nendest on nagu kordades hullemini, nii et tegelikult peaks sellest rohkem rääkima. Sest ka minu enda tutvusringkonnas ma ei teadnud pooligi inimesi, kes tuli välja, kes on saanud infarkti, mini-infarkte või suuremaid, aga on saanud. Ja sellest ei räägi mitte keegi, see on nagu suur saladus, ärge jumala eest sellest räägime. Ma ei saa aru, miks. Tuleb rääkida, tuleb teadvustada, sest et siis hakkavad inimesed alles mõtlema. Mida sina oled muutnud? Kõigepealt nii nagu istusin arsti vastas seal haiglas, arst ütles kõigepealt sigaretid aknast välja, teiseks loomulikult igasugused stressiasjad ja kõik muu, alkohol aknast välja. Margnat ei visanud aknast välja? Ma küll palusin, et ta kirjutaks mulle tõendi selle vastu, et lähenemiskeelu, aga ta ei teinud seda, ta ütles, et tööd on ikkagi vaja teha. Ja see kõik tuleb väga vaevaliselt ja kõige hirmutavam tegelikult on see, et see käib lainetena, see korralikuks hakkamine. Ühel hetkel ma saavutan endale
selle kõik, et ma toitun tervislikult, mu kehakaal läheb alla, ma teen trenni, ma kõnnin, ütleme 3 korda pool tundi päevas, sigaretid, alkoholi jah, tõsi, teinekord tuleb ette, aga vastutustundlikult ja kõik see. Siis sa saad oma selle hea tunde kätte, sul on hea olla, su näitajad on paigas ja siis tekib selline, et no nii, nüüd on tehtud, nüüd on korras, aga ei ole ja mul on olnud 3 sellist lainet ja siis lähed jälle kuskile põhja ja ühel hetkel hakkab pea ringi, ma tunnen, et vererõhk on kõrge, mõtled huvitav, milles see asi on, siis mõtled, millal ma viimati kõndisin, millal ma viimati, ma ei tea, sõin tervislikult, et kõik sellised asjad, see on elu lõpuni see töö. Kui sinu haigus, infarkt oleks mingisugune 2 kange sihtkoht, mis see võiks olla? No nii hullu riiki ei ole olemas. Ma arvan, ma küll ei ole usklik inimene, ma arvan, et see oleks kuskilt piiblist, mis need on, need Soodoma ja Gomorrad, sest see on ikka halb. Kui tervis on sant, siis seda elukest ei ole. Aga see olukord, kuhu ma ennast olin terve oma elu jooksul sättinud ja lõpuks selle välja teenitult kätte sain, siis ei soovita kellegile, et minge ja võtke tuusik sellisesse kohta, et see paneb mõtlema, et ei tea. Ja veel kord, et ma arvan, et igal ühel on see kuidagi erinev. Kes saab selle õppetunni raskemalt kätte, kes saab kergemalt. Mina sain kergemalt, tänan õnne, et sain kergemalt, aga väga palju saab inimene ju ise ära teha, et ka seda kergemat varianti ei tuleks, nii et ärme võta seda tuusikut. Jaa, absoluutselt ja jõudu ja pidage vastu ja kuulake ise ennast, mida keha teile räägib. Kui keha ütleb, et aitab, rohkem pole vaja, siis kuulake seda. See on kõige targem ütlus, mis teile saab kunagi antud olla. Nii et kuulake oma keha, kallid sõbrad. Aitäh sulle. Aitäh teile, aitäh kutsumast.